Tšauki, Merike numbrite keel. Teate, mis praegu juhtus või? Ma olen olnud metsas juba mingisugune pool tundi. Ja ma kogu aeg räägin teiega. Ma kogu aeg salvestasin videot praegu. Ja mingi hetk ma mõtlen, et ma vaatan, palju ma juba lobisenud olen teiega. Ma ei lobisenud mitte kellegagi. Ma hoidsin kogu aeg ekraani niimoodi, aga mul mitte midagi ei salvestunud. Nii et... Ja siis ma mõtlesin, et all right. Järelikult te ei pidanud seda kõike kuulma. Ja nüüd ma mõtlen kiiruga ümber siin, mis asja. Ma rääkisin nii palju, ma olen juba ära rääkinud, ütleme siis niimoodi. Kõik rääkisin ära, nii. Nüüd vaatame, räägime mingitest jäänustest. Tüdrukutega juba pikem jalutuskäik teinud. Memmel on kuule mõistus sassis. Me oleme siin niimoodi kogu aeg ringi keerutanud. Noh, ma ei tea, võtame veel ühe ringi. Ma proovin siis meenutada natukene. Aga kas teil on selline asi juhtunud ka, teie, kes te teete videoid näiteks või mingisugused asju, et sa hakkad tegema, tegelikult sa ei vaata seda nuppu, mis salvestab. Mul on mitmeid kordi. Teate, ükskord tegin ühe video. No ma teen kodus seda Zoomi kaudu. Video ja siis oli niimoodi tund aega kestis see. Ja teate, mida ma ei teinud? Ma ei pannud mikrofoni käima. Ja peale seda, kui ma selle ära tegin, siis peab seda nagu laadima, peab. Laen ja vaatan, Haidi, tund aega. Sellist materjali ja mikrofoni sees ei olnud. Kommenteerige siia kallikas, et kas teil on ka sellist asja olnud. Ja praegu ma olen teiega mulisenud mingisugune pool tundi. Kõik rääkisin ära. Aga ei salvestanud. No vot, ma nüüd natukene mõtlen, mida ma siis teile räägin. Järelikult ma pean sealt midagi välja filtreerima. Ju siis universum ei tahtnud, et ma seda teile räägin. Valime siis välja sellised paremad kohad. Nüüd ma hakkasin tõsiselt mõtlema, mida see universum mulle sellega öelda tahab. Ja nii nagu ma ikka räägin, ma olen universumi tädi. No ma räägin siis seda, et tegelikult need vestlusõhtud, mis on olnud meil, ma ütlesin küll, et viimane oli nüüd Siri Linnus, aga teate, nüüd tuleb välja, et see ei olnudki päris viimane. Siis nüüd tuleb väga-väga viimane. Minu kallised sellist asju. 28. aprill tuleb see kõige viimasem. Et tulge kohale. Mul oli nii mõnus selles võttes, et oli nii palju uusi inimesi. Seal oli vist kas 4 või 3, ma täpselt enam ei mäleta. Kes on minu kanalit jälginud, kes on olnud vestlusõhtutel kuskil ja ülejäänud olid siis kõik uued. Ja oi, kui huvitav meil oli. Nii nagu alati. Lussi! Ja siis, mis ma tahtsin rääkida, teate, mul oli täna väga huvitav jutuajamine oma ühe väga lähedase inimesega ja nii nagu ikka jutud lähevad, see on nagu numeroloogiline sessioon kohe. Et jah, eks me üksteist täiendame, mitte see, et ma ei ole kogu aeg eetris seal, sest see minu väga lähedane inimene on mulle esiteks väga kallis inimene ja siis ja me rääkisimegi nendest, et miks mingisugused teatud inimesed on meil elus ja mida need meile näitavad. Ma olen teile siin kanalil hästi palju sellest ka rääkinud ja korduvad mingisugused stsenaariumid ja need on tegelikult need karma õppetunnid ja sellest on nii palju räägitud. Teate, nüüd on selline tunne, et ma hakkan kordama seda, mida ma teile eetrisse ei pannud, aga las ta siis olla. Ma vaatan, mis ma teile räägin. Siis teate, ma sain vestelda Maia Kaate välja taga. On ta vist, jah? Ma tahan tal kogu aeg välja otsa ütelda millegi pärast välja taga. Sain temaga räägitud ja see oli nii vahva kõne. Ma olin just hommikusööki tegemas ja siis ma pidin helistama, meil oli kokku lepitud. Ja helistasin, et ütleb, no tere! Mis sul seal oli? Siis ma räägin, mis mul seal oli. Ma isegi ei teadnud, seepärast, et ma tahtsin tegelikult üht asja, et temaga kohtuda. Ja siis ta ütleb, et mis aastal sa sündinud oled? No võt, ja teate siis, me jõudsime nii kaugele, et siis rääkisime numeroloogiast ja ta kohe tegi mulle seal ühe sellise väljavõtte. Ja siis ta ütles nii kihtilt, kas sa salvestad seda? Ma ütlen, ei salvesta, ma ei oska salvestada niimoodi, kui me räägime juttu. No võt, kui te teate, kuidas salvestada, nii et jutt peale jääb, andke teada, seepärast me helistasime ikkagi ju. Siis ma ütlen, ma kirjutan.
teate, mis sealt tuli? Oh, kes on Maia Kate vastuvõtul käinud, ka kommenteerige siia. See oli mega. See oli mega huvitav. Ma küll omast arust pean ennast juba päris tugevaks numeroloogias. Ja siis tulid teate sellised seosed. Ja siis ma hakkasin juba väga hästi kõikidest asjadest veel paremini hakkama aru saama. Tema lähenemine sellele oli hästi huvitav. Ma uurin seda nüüd ka natukene, et saaks teile ka rohkem väärtust pakkuda. Ja me saame Maia Katega tõepoolest kokku. Aitäh kõigile, kes pöidleid hoidsid. Aga vaatasin, kas salvestus on peal, on. Memm on taga, on. Aga ja. Ja võt niimoodi kasutage siis juhust ja tulge sinna Siri Lindu ka 28. Ja Aime teeb selle Facebooki kuulutuse, paneb üles selle järgi seal Siri Lind stuudio kaudu peab siis registreerima sinna ja Zoomi kaudu saab ka seal osaleda, et ei pea füüsiliselt kohale tulema. Siis ma suhtlen kõigiga, kes on ka seal Zoomi lingi kaudu, nii et kõik sujub. Aga tahtsin teile siis ütelda, siit kohe sujuvalt lähme reklaami peale üle. Kasutan eetrit. Et nüüd vestlusõhtud hakkavad olema Zoomi kaudu ja Fiente kodulehekülje pealt leiate üles, panete sinna numbrite keelotsingusse, siis sealt leiab informatsiooni ja 2 sellist koolitust ka, ma isegi ei tea, koolituseks äkki nimetatakse, infopäev see ei ole. Siis üks, kus ma siis õpetan teile sellest edukuse koodis, kuidas seda arvutada, kes ei tea. Üks asi on see, et kodulehekülje pealehelt te sealt allapoole scrollite, siis te saate selle kätte. Aga mida need kõik tähendavad, need numbrid? Ja siis räägin nende numbrite tähendustest ja seda ka, et mida veel seal tähele siis panna. Ja ma olen suht kindel, et see läheb niimoodi, et alguses on teooria osa, 2 tundi umbes, 3 tundi ma tahan seda pidada. Ja siis on vaba mikrofon, saate küsida lisaküsimusi ja nii ongi. Siis teine on see, mida ammu mult on juba küsitud ja ma olen ammu pikalt selle välja reklaaminud, on siis ametid. Kuidas ameteid siis enda sünnipäevas 6 aastast välja saab arvutada? Ja ma räägin seal, annan teile konkreetse valemi, mille järgi te saate selle välja arvutada. Ja loomulikult ma soovitan seda siis teha ka niimoodi, et hakkate seda tegema oma lähedastega ka. Oma sünnikaardist isiklikust te saate veel rohkem informatsiooni, aga ka sellel koolitusel ma annan teile kõik põhipunktid kätte, te saate konkreetse teadmise sealt. Ja siis ma näitan ka seda, seletan teile, kuidas seda ühildada oma elutee numbriga. Me ei lähe sinna sellesse, mis ma räägin, see hingetee missioon, mis minu jaoks on ka üks väga-väga oluline. Aga ma annan teile hästi head tööriistad seal. Konkreetselt sõna otseses mõttes. Sul on vaja siis paberit ja pliiatsit, sealt ma mingisugust PDF-i teile kaasa ei anna. Ma tahan, et te kaasa töötate. Ja samas on siis ka see, et see video jääb teile järgi kuulamiseks. Ma arvan 6 aega äkki või. Ma ei tea, palju ma teile jätan. Eks me siis vestleme sel teemal. Ahah, Rossi on siin, meil üks tüdruk on kadunud. Ahah, üks tüdruk on seal. Nii, Rossi on siin, väga hea. Memm on ka seal. Nii tuleb, ma näitan. Pihutab. Ja siis vaatame, kuidas meil asjad nagu lähevad selles suhtes, et vestlusõhtud, ralli on peal, näete. Jee! Panin mööda. Tere! 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 No tere! Näete jah. Selline ralli on meil. Panin lihtsalt teist mööda. Okei. Ahah. Ava! Kellel ka koeri on, siis andke teada, kuidas teil kätsid käivad seal metsas. Ava! Väga hea. Ja kasutage siis juhuseid ja siis Zoom on minu meelest selles suhtes hästi hea ja lihtne, et kes telefonis tuleb osalema, siis lihtsalt vajutate sinna lingi peale ja kohe põmm oletegi sees praktiliselt. Kui mingit koodi vajab, siis koodid on ka seal olemas, see on tegelikult ime lihtne. Tänapäeva telefonidega saab selle kõigega hakkama, kui sul lauatelefon on, siis sealt sa ei saa muidugi, et kasutage kellegi abi. No põhimõtteliselt on see väga lihtne. Ja vestlusõhtutega on ka see lugu, et teil jäävad seal salvestused, te saate neid siis pärast ka kuulata. Ja vaatame, teen 1 kuu võib-olla vahele, et ei tuleks vestlusõhtut ja vaatame üldse, kuidas meid seal kokku tuleb.
igal juhul, kui on isegi 1-2 inimest, me peame selle ära. Kui on 2000 inimest, peame ka ära. Et vestlusõhtu mõte on Zoomi kaudu ka see, nii nagu reaalselt. Kohale tulles on veel kihvtim. Ma ei tea, ma pole Zoomi kaudu vestlusõhtut teinud, see on ka kihvt. Uskuge mind. Et siis igal juhul te saate küsida oma isiklikke küsimusi seal ka. Kasutage seda juhust. Vot, siis ma mõtlen, mis siis veel. Tegelikult mul oli nii palju teile rääkida. Aga seesama asi, et miks teatud inimesed on sõltuvustes kinni. See oli mul üks täna selline hommikune vestluse teema. Ja kas me peame neid inimesi aitama? Mina olen seda meelt nüüd seoses nende külalistega ka, kes on meil siin meil käinud. Ikkagi meie, on ju, YouTube'i kanalil Numbrite keel. Miks ma neid podcasti külalisi tahan ja sina ka, kui sa tunned, et sa tahaksid kirjuta mulle osaleda, ükskõik millega sa ka ei tegeleks. Tulevad nii huvitavad külalised, teate jälle. Ja siis nende külalistega veel see lugu, need kes lähiajal tulevad, on, et no mis nüüd mina, mis ma nagu midagi erilist ka ei tee. Vaat sellise jutuga nad hakkavad seal mul, ise võtavad ühendust minuga. Ühe naisega ma võtsin ise ühendust, mulle soovitati. Ja tegelikult on nii palju huvitaid inimesi tulemas sellel kuul. Teate, kui ma vaatan niimoodi kuud edasi, näiteks maikuud vaatan, mul on seal paar osalejat ja teate, kui kähku need kõik täis lähevad. Selles suhtes on mul väga hea meel. Sellest, et mina saan ka alati nende kaudu midagi. No ja siis ühe inimesega ka, kes nüüd tuleb. Ei mäletagi millal. Ühel esmaspäeval tegustas, me vestleme taga. Ja ta niimoodi vähendab ennast. Sa oled ikka naljatilk. Sa teed sellist püha asja, et teid saate pärast kuulda seda. Saate ka kommenteerida. Mina olen ikka täiega eufoorias. Et sul ei pea olema alati mingid võimed. Nii nagu üks naine ütles ka, et ma ei ole mingi esoteerik, ma ei ole mingisugune nagu selgeltnägija. Ma ütlesin, et see ei ole üldse oluline. Mina ei ole ka selgeltnägija, mina ei ole ekstrasents. Mul on mingid teatud numbrid, mis seda mulle võimaldaksid, aga ma ei ole veel selleks valmis arvatavasti, seepärast et teatud õppetunnid peame me veel saama. Nii, aga läheks sõltuvust juurde tagasi. Siis see teema, me arutasime, et kas me peaksime aitama teatud inimest, meil oli seal nagu jutuks. Ja see, mis läbi nende külaliste, ma olen aru saanud, me ei pea mitte kedagi aitama, kui meilt abi ei küsita. Ja samas on see, et see on selle inimese enda õppetunnid, mida ta seal läbi käib. Kui meie läheksime, tormaksime nüüd sinna vahele aitama, siis esiteks on see, et tema õppetund jääb saamata. Ja teiseks on see, et me saame ka sellega seoses, et me läheme vahele segame, me saame oma õppetunni. Mina enam ei taha neid asju. Ja see, mida ma soovitan, teate väga-väga sügavalt ja väga palju teha teile on kõigil see lugu. Lõpetage oma lähedaste kontrollimine, vaatamata nendele numbritele, mis teil on. Lõpetage see muretsemine ja laske oma täiskasvanud lastel lihtsalt saada täiskasvanuks. Et me ei pea kontrollima, me ei pea olema nende jaoks kogu aeg olemas. Miks ma seda räägin kõva häälega iseendale, seepärast, et mina õpin seda ka kogu aeg ja õnneks on nii arusaavad pojad, pigem on minus probleem, mitte nendes. Et nad on väga iseseisvad, saavad väga hästi hakkama. Lihtsalt see, et minu kallid rõõmupallid. Aga neil on väga vahvad elukaaslased ja lihtsalt tõstan käed ja anna vabaks, ütleme siis niimoodi, ei anna alla, vaid lase vabaks kõik. Ja et katsetage ise ka seda ja see, mida meie vanemad tihtipeale teevad, on see, et nad ei ole neid nabanööre katki lõiganud ja siis nad on nii mures, kuigi nad enam ei peaks tegema. Mitte ma ei mõtle nagu seda, et nagu ükskõik peaks olema või nii. Ei, kindlasti mitte, igaüks leiab seda ise üles, aga ikka ja jälle ma tihtipeale kuulen neid asju, kuidas seal keegi reguleerib kellegi elu ja siis on nii närvis ja siis on nii pahane ja miks ta niimoodi ütles ja miks ta naabid ütles. Ja nii edasi. Et siin on nii paljud külalised seda väitnud, ma ei hakkagi nende nimesid kõiki siin rääkima, kes räägivad ühte sama juttu, ju siis nad ikka nagu räägivad asjast.
vot, eile pidi meil olema Aleksisega tegelikult hästi lahe podcast, aga lükkasime selle edasi. Me oleme mõlemad 16. päeva sündinud Aleksiga ja meil trigerdusid eile hästi kihvtid energiat. Näete siis, kuidas võib ühtede samade numbritega inimestel juhtuda väga sarnaste energiatega asju. Ja nii on. Õnneks nüüd on juba kõik lõpupoole. Teate, mul tuli praegu meelde see asi, siis Kerli Sepp käis külas. Siis kui ma alustasin nüüd teiega videot, mida te ei kuulnud, siin pool tundi juba teiega lobisenud, mida te ei kuulnud. Vot siis Kerli Seppaga peale seda salvestust veel vestlesime sellest, et mulle väga meeldib see, et ma valin see sõna, aga mul ei tule see kuidagi välja minu suust. Ja siin, kui oli sellised veitsa keerulisemad ajad, siis ma ka ikka tihtipeale tegin seda nii, et ma valin, mitte ma ei pea. Ja Kerli ütles nii vahvalt selle peale, ütles, et sõna mina pean tuleb peast. See on see, mis meie mõistus kogu aeg meile ette tituleerib, mida ta käsib teha. Et ta vist ütles ka selles omas selles videos, et ära kuula alati oma mõistust, mida ta meile ette keevitab. Minu mõistus küll oksab niimoodi toota kogu aeg, et hommiku ärkad, mul on juba mõistuse poolt selline nimekiri ees ja pluss see, mis ma üles kirjutan paberi peale. Kas sul on ka? Vot. Ja siis mu vend küsis mu käest, et millal ma viimati linnulaulu kuulsin. Näete, nüüd on praegu kõrvaklapid mul peas ja linnud siristavad läbi. Hästi mõnus õhk on praegu õues. Ja siis, kui sa ütled selle sõnad valid, siis see tuleb südamest. Ja siis sa teed täpselt niimoodi, nagu see süda ütleb sulle. Ja kuna mu elukaaslane on soomlane, siis teate, kui huvitav, ma hakkasin analüüsima, et siis selline sõna, mida ma tihtipeale ütlen, et mul on pakko. Pakko on siis nagu ma pean. Ja see on ka P-tähega ja see on ka pea. Sest pea soome keeles on pää. Tema veel murdega ütleb pie. Tema on sealt savolaine, nagu öeldakse, et temal on käbi ja sellised hästi huvitavad murded, nii nagu meil on seal Lõuna-Eestis igal pool sellised põnevad murded. Tema räägib meil murdega. Aga siis ja valitsen on ka V-tähega, nii nagu eesti keeles siis see, et ma valin teha seda ja seda. Ja siis ma mõtlesin, et väga vahva selles suhtes, et kõik on väga sarnane. Ja me peaksimegi, vaata, välja tuli. Me võiksimegi valida. Vaata, lihtsalt peaksime. Kohe tuli automaatselt, no niimoodi mõistuses kinni. Kuulsite ka praegu, kuidas siin vahele, jah? Me võiksime valida rohkem endale sellist vaba päeva, kus me üldse mitte midagi ei tee. Mina valisin selleks päevaks eilse päeva. Eilse, homse. Eile mul oli selline pussakaera päev, head ellu jäin veel, ütleksin niimoodi. Me natukene siin Aleksiga saatsime kirju teisele, et täpselt samad asjad olid. Vot, sõltuvustest tahtsin veel rääkida. Kui palju maagilisi ja võimekaid inimesi on nende inimeste seas, kellel on sõltuvused. No mis on sõltuvused, teate, igaüks teist saab omamoodi aru sõltuvustest. Mina kui astusin ka numeroloogiasse, siis ma sain ka omamoodi aru, aga teate, sõltuvus on hästi lai mõiste. No mingid teatud asjad, mis ma siin võin ära mainida, on kaassõltuvus, meile väga omane. Siis on töönarkomaania on sõltuvus, toitumine, magusa sõltuvus. Selline, ütlen välja ikkagi ka see, et kui sul on nagu hullu moodi spordi tegemise vajadus, igaüks ise tituleerib selle, kuidas ja mis. No ja see klassikaline sõltuvushäire on need samad alkohol ja see, millega siis üldjuhul, kui öeldakse sõna sõltuvus, need mõnuained ja kõik muud asjad. Siis teate, kui palju on seda inimestel. Ja näiteks seesama, et nüüd on pühad. Nüüd, kui lapsed enam ei ole mul väikesed, siis mina ei tähista pühasid, ülestõusmispüha ja kõik muud asjad, usupühad ja kõik need, mis on. Ma lihtsalt näete, mul on see sõltuvus töönarkomaania. Mul on täna täiesti tööpäev. Ma ei tea, kuidas Eestis on, aga soomlastel on täna juba vaba päev kuni esmaspäevani. Esmaspäev on ka vaba. Ja
täiesti haudvaikus metsas, saate aru, jah? Mis see tähendab? Eile inimesed, suurem osa olid sõltuvuste küüsis. Vaat. Ja täna relax, taastuvad sõltuvustest ja õhtul tõmbavad uue doosi peale. Mitte kõik loomulikult, mitte kõik, aga metsas on täielik vaikus. Kell on praegu vist juba 10. Ja miks ma seda kõike räägin, eriti nendel, kellel leidub seal sünnipäevas 6 ja aastas 7, 9, 4, 6 arvatavasti, 15 ja nii edasi, tegelikult neid numbreid on palju. Vot, vaikus. Ma jäin ise ka praegu mõtlema. 15, 16. Ja nii ta on. Olen ka mina igasuguseid õudusi elus läbi. Opa, oota.